No tere jälle siis. Teeme siin jälle siukse kokkuvõtte, mis on nädalaga juhtunud. Mitte ühtegi remonttööd me siin ei räägi praegu. Kui ma jõuan, siis ma panen kunagi tagantjärgi mingid asjad kokku. Tegelikult on ainult üks video, mis oleks vaja kokku panna ja valmis teha. Aga põhimõtteliselt siin nädala möödas, nüüd eile neljapäeval, siis sai 2 nädalat striimimisest. Eelmine reede, kui video välja tuli, oli õhtu päris räme. Raha tuli nii hullult, et see on lihtsalt ulme. Ja see oli päris super selles mõttes, et jah. Ja nüüd on õnneks või kahjuks, kuidas võtta, mingi aeg pidi tulema see, kus vajub asi ära, et see alguse kiire turbo ja kõik see tõi selle summa päris kõrgele. Kohe varsti vaatame ka. Aga mida ma olen mõelnud? Oleks ma selle hooandja teinud? Ma arvan, et ma ei oleks praegu pooltki nii kaugel või veeranditki nii kaugel, kui me oleme seda 2 nädalaga praegu teinud. Lihtsalt sellepärast, et hooandjas on mul palju raskem seda reklaamida. No eks ma teeks mingeid videosid, asju, aga kõik see raha põhimõtteliselt, ütleme, et no mitte 90%, mis ma tavaliselt mainin, 95% ma arvan sellest rahast on kõik tulnud ainult meil laivide ajal, streamimise ajal, kus inimesed tulevad, vaatavad, mis ma teen, me jutustame, teeme asju, vahepeal huvitavaid, vahepeal lihtsalt jutustame, et kuidas kunagi, et jah, sel ajal on tulnud ja ma arvan, et oleks jah, hooandja teinud, me ei oleks siin siukest summat kokku saanud. Mis veel? Vaatame selle tabel ära ja räägime siis teistest asjadest ka. Põhimõtteliselt, see on siis eilse neljapäevase seisuga 2138, täpselt ilus siuke on kokku tulnud, et nüüd on natuke aeg, või noh, natuke vaiksemaks jäänud eilsed tonad olid siin siis põhimõtteliselt, no 10 võib ka lugeda, need millel on X ees, need on siis juba sisse arvutatud siia, et praegu siis eilse päeva õhtune oli siuke, no lahja, või noh, mis lahja, iga see, ükskõik kas 1 euro või mis iganes. Riho pani näiteks tõmbas meil, et me saaks ilusti nulli tagasi siin jälle, et ennem juba vist keegi pani, et saaks nulli. Ja noh, siuksed huvitavad asjad käivad. Milman pani 2.52, Riho tõmbas nulli, kapteni köök tõmbas 1.23, kõik. Aga ei, selles võttes. Ja no meie see tabel siin, Elari vahepeal rebis esimeseks, Pipp ei lubanud sellel jääda niimoodi, siis nad natuke vahetasid kohtasid siin, siis Pipp tuli, pani rohkem ja tõmbas esimeseks ära. Siis Kaspar on meile siia tekkinud, kes streami väliselt kandis 100 euri. Sander kannab meile siin ja noh, Reigo ja kõik, et tuleb täitsa mõnusalt, et jumala hea. Ja noh, ma räägin, 2138 euri 2 nädalaga, see on täiesti ulme räige summa, nagu aitäh kõik, kes on streamis olnud kannud, kes ei ole kannud, aga on streamis olnud ja vaadanud ja üldse, kes on streami väliselt kannud, kes üldse vaatavad seda videot, sellest kõik on nagu räigelt mõnus, ega jah, nagu suur aitäh, ma ei oska midagi öelda, et ma olen väga õnnelik selle üle ja ma arvan, et see oli üliõige otsus, et ma proovisin üks päev streami, juba esimesed tonad tulid see aeg või toetused ja siis mõtlesin, et miks mitte, proovime siis. Ja praegu siin 2 nädalat ja 1 päev. Iga päev oleme siin õhtuti tulnud, teinud, jutustanud, ehitanud, möllanud. Algul sai siis ju see karpa korda tehtud. Nüüd lammutame siin Varuasa mootorit, kes tulevad, vaatavad. See ei ole päris mootor, see ei lähe enam kunagi tööle, see ei ole kunagi mõeldud, et enam kuskil mootorratta vahel tööl läheb. Ma ostsin selle selleks, et saada jupid sellele mootorile. Nüüd, kuna ma ei ole kunagi mootorit lammutanud mootorratta mootorit siukses ulatuses ja ma ei ole näinud, mis siin taga on, mis siin sees on, kuidas käigukast nii-öelda üles ehitatud on ja ka kes streami vaatavad, on seal palju teisi, kes tulevad ja vaatavad, mis meil siin toimub. Et saavad ka natuke õppida, mina saan õppida ja vaadata, milline see meil on. Nii et täna õhtul, ma kellaaega jälle ei oska öelda, 6 Eesti aja järgi äkki 7-8 ajal, midagi sellist võib olla, et siis meil alustame jälle täna
võtame selle poolikuks ära. Eile jätsimegi siukse koha peale, kus on näha, et ta kohe tuleb, aga kell juba sai palju ja jätsime midagi tänaseks ka, et tuleb siis see põhiasi, mille pärast me seda laiali hakkasime võtma, on siis täna õhtul. Et kes tahavad tulla, tulge vaadake, teeme siin samas kanalil laivi nagu iga õhtu. Ja nii ongi. Ja siuksed on need asjad. Seda ma loomulikult üles ei filmi, sest et seda me teeme kogu aeg laivis. Paljud, ma olen aru saanud, vaatavad isegi laive järgi. Et siis ma algul mõtlesin, et mis ma neid laive jätan, aga kuna kõik inimesed, või neid vaadatakse järgi, siis las nad olla seal üleval, saab tagant järgi vaadata. Kahjuks ei jookse siin YouTube äpiga tekstid, mul kommentaarid peale laivis, mille vastan. Aga jah, jutt käib ja midagi äkki saab aru, millele ma vastan või vahepeal ma loen küsimused ette, siis vastan. Aga vahepeal on nii palju, et paljudele jääb vastamata, et kui siin läheb actioniks ära. Aga veel, mis veel? Eelmine reede, kui video välja tuli, oli mul jutt, et töökoja teemadel peab rääkima, või tähendab, omanik, kelle töökoda see praegu on, tema peab rääkima siis veel ühe selle pinnaomanikuga, kellelt ma seda pinda hakkan üürima, et see on pere käes ja mitme inimese käes seal peres, et siis kõigilt peab nõusoleku saama. See oli täpselt, kui ma video põhimõtteliselt ära editisin, kirjutas ta mulle, et nüüd on räägitud ja ta käis ka linnavalitsuses ära, et tule koha peale, mingid paberid on vaja täita, et tule koha peale, räägime, ta seletab ära, mis vaja on ja siis põhimõtteliselt jah, läksime jälle koha peale. Jälle jutustasime seal, et Hestoria juures oleks vaja täita, see on siis see Hispaanias, kes nüüd ära täidab. Ja mida me veel rääkisime? Ma ei mäleta enam, igast häid jutte, täiega normaalne vend endiselt. Ja siis käisime nüüd, eile saime Hestoria juurde aja, et esmaspäeval helistas, siis polnud aega, kahjuks tahtsime esmaspäeva õhtul minna ja siis muud ajad ei klappinud, eile käisime ära. Põhimõtteliselt on seal siis siuke nimekiri asjadest, dokumentist, mida võib vaja minna, et kuhu linnukesed panna, et igast mingi, ma isegi ei mäleta, mis seal on, igatahes selle projekti kohta, töökoja kohta siis, mis on vaja, et heliisolatsioon, elekter, mingid, siuksed asjad, mingi need keskkonnakahjulikud asjad, et kas mingid lepingud või kas mingid asjad on tehtud vastavalt, et saaks, et on kõik nii nagu peab olema. Ja Hestoria rääkis, siis ütles ka, et ta ei tea, mida seal kõike täpselt vaja on, et läheks küsiks ikkagi siis selle töökoja omanikult üle, et kas tal on kõik projektis olemas, kõik projekte olemas, kõik dokumendid. Ja jah, ütles ka, et kui linnavalitsus ütleb, et see projekt on siis praeguse seisuga toimi või legaalne ja praeguse 15 aastat hiljem on ta sobiv, et kõik on nii, siis see läheb kontrolli kuskile edasi. Ja see pidi siis, ütles Hestoria, et see võib kaua aega võtta. Kui kaua Hispaania mõistes kaua aega on, seda ma ei tea, et kas nädalatest me ei räägi, ma arvan, me räägime siin ikkagi kuudest, sest see on Hispaania. Ja siis läksime pärast, Hestoria oli samas linnas, parkisime auto ühte kohta ära, jalutasime pärast lihtsalt sinna töökotta. Ja jah, näitasime talle pabereid, ütlesime, näed siukseid asju oleks vaja, kas sul on need olemas, vaatas natuke, mis seal on. Töökoja uks kinni kontorisse müügisaali ja võttis kohe mingi siukse normaalse raamatu välja, projekt, töökoja projekt kohe, seal kõik oli kirjas, ütles jah, kõik on olemas. Vaatas see läbi, otsis, uuris, et kõik 100% oleks olemas. Siis põhimõtteliselt oligi nii, et praegu jäi siis niimoodi, et nüüd see, kes talle selle projekti tegi, tehniline insener, ta helistas talle, eile ei saanud kätte, täna helistas, jättis kõik paberid endale, ütles, et ma kutsun ta siia. Et kui linnavalitsus peaks ütlema, et midagi on vaja nüüd uuendada või teha, siis ma peaks nagunii tehnilise inseneri otsima. Aga ta helistab sellele samale insenerile, kes selle tegi, projekti ja kõik, tal töökoja valmis. Ta ütles, et ta kutsub tema, las ta tuleb tema kohale, vaatab üle, tema juba kohe teab, kas midagi on vaja muuta või mitte. Ja jättis paberid endale, ütles, et meest heidab ära, meie lähme kõik
koos mina tulen Pabloga, tema tuleb siis, omanik tuleb ise projektiga ja lähme linnavalitsusse, saame seal kokku. Algul leppisime teisipäevaks kokku, aga kuna ta ütles täna nüüd, et insener tuleb järgmine nädal, siis me peame nüüd jooksvalt vaatama, et millal insener tuleb ja millal me linnavalitsus lähme. Et eile ka tüüp on nagu kohe, ta tahab, et saaks kõik ruttu ja kiirelt tehtud. Mul oleks see tööle. Nii. Et jah, et saaks kiirelt tehtud. Pablo ütleb ka, et tranquila, et võta rahulikult, et meil aega on ja niimoodi, et ei ole vaja kiirust. Ta ütles ei, nagu täiesti siuke normaalne suhtumine, et ikka saaks kohe ruttu asjad teada, et oleks kõik ideaalne ja korras. No ei ole harjunud, mina ei ole sellega harjunud, nii kiiresti asjad käivad. Ja jah, et tüüp tegutseb, proovib, mõtleb, tahab, et kõik oleks korras. Ja siis samal ajal jah, kui neid veel dokumente vaatasime seal, siis tuli mingi klient sinna. Kliendile juba ütles, et näed, ma lähen sinna pensionile ära. Siin juba sul uus mees olemaski, et sööl hakkab. Ja pärast siis, kui klient ära läks, siis näed, sul juba siin esimene klient käis koha peal ka vaatamas ja värki, et siuke naljamees ka. Ja mida veel? Ja ütles, et keegi siit samast, kas siis Ellen Tregost või kuskilt, oli ka läinud küsima talt töökoja kohta, ütles, et mu pojale sobiks see töökoda üli hästi. Aga mees ütles, et ei, juba on ära lubatud, et minuga on kokku lepitud asi ja asjad liiguvad. Et jälle, üli hea, et ei ole see, et keegi tuleb uurima, vaatame, äkki saab, hakkame hinda üles pumpama või ükskõik mida. Et kui lubatud, siis lubatud ja aus mees. On nii nagu on, kui on kokku lepitud, siis on ja mida enamat tahta, nagu üli idekas. Pärast küsis veel, kas ma tahan siis sealt müügisaalist kiivreid, varustust, pükse, kas ma tahan endale midagi, et kas ta teeb mulle uue pakkumise või mitte. Et siis müüa neid. Ma ütlesin, et mul ei ole vaja, et ma ei taha, et see 15 000 enam kõrgemaks läheks, et las see jääb selleks piiriks, millega saab selle tehingu ära teha. Ja ütles siis jah, et siis ma panen lihtsalt müügisildid üles, et kogu see -50%, kõik asjad. Ja Pablo tõmbas kohe endale ühe sõiduope sealt ära, et sai juba diili tehtud ja ostis ära, kohe sai proovida selle värki. Ja ütles veel kord, et Kimko tüübiga on ka rääkinud, et mingi aeg siis peab selle müügiesindajaga kokku saama ja siis saan lepingu endale, et juba äkki ei pea üldse neid sealt, siis ei peagi, ma arvan, neid rollusid sealt ära viima, neid saavadki sinna edasi nii-öelda müüki jääda näituseks või näitamiseks, et ei ole kohe tühi täiesti müügisalong, vaid mingid rollerid seal juba sees seisavad ja ootavad ostjaid siis. Et jumala mõnus, jumala hea. Ja ega rohkem mul midagi rääkida ei olegi, siuke väike kokku, et mis on siis nädalaga toimunud, et tulge striimi, kes tahavad vaadata, mis meil siis päriselt ka laivis toimub. Saate küsimusi küsida ja kõik ja ükskõik mida, et põhimõtteliselt kõik saad ikkagi vastuse. Kui väga käest ära ei lähe ja ma väga maha ja siis ma jõuan kõigile vastata, aga väga tihti ei juhtu, vahepeal ikka juhtub, kui jutt läheb väga jooksma, siis läheb aega vastustega. Siis ma vastan viitega, sest ma pean ülalt alla hakkama lugema neid. Aga nii on, praegu asjad liiguvad, vaatame, kuidas läheb, praegu tundub kõik super mõnus, see tüüp ise on nii mõnus ja see ongi see, et ma jälle vaatasin, et töökod on nii ilus, puhas müügisalong, kõik nagu täiega tahaks sinna juba sisse saada ja hakata seal tegema tööd, et see on nagu super värk. Aga mul ei ole praegu rohkem juttu, kindlasti jäi midagi rääkimata, aga loodetavasti mitte midagi tähtsat. Kes tahab toetada, all descriptionis on ikka info, kuhu saab kanda raha. PayPali ma eemaldasin sealt, sest et kuigi nüüd ma võiks tagasi panna, sest Streamlabs võttis oma protsendi. Kui otse PayPali kanda, siis ei lähe mingit protsenti maha, siis tuleb päris summa. Aga ma ei tea, kuidas siis PayPalis asi töötab, ma ei tea, kas minu nimeliselt kantakse sinna või kuidas. Et jah, kui keegi teab, kommenteerige mulle alla, tegelikult ma võiks streamis ka küsida, seal on targemaid, et kuidas, mis ma peaks panema descriptionisse, et PayPalile, kes tahab otse PayPali kanda, saab sinna kanda. Ja kellel ei ole võimalik toetada, lihtsalt vaadake videot, tulge striimi, jutustame, vaadake, mis ma teen seal, et ajame niisama juttu.
mulle sobib seal jutustada väga ja nii ongi. Et lihtsalt olge olemas ja see on juba kõige parem, et lihtsalt, kes seda iga nädal vaatavad juba ja striimides käivad, see on super, mulle sellest piisab täiesti. Aga lõpetamegi ära, täna õhtul tulge kohale, vaadake, kuidas mootori lõpuks pooleks tõmbame ja vaata, mis sees on. Nii on, davai, tšau siis!